täpp ja numberloetelud. Kui teil on olemas miskisugune loetelu andmetest ja te soovite selle loetelu kas nummerdada või täppidega ära märkida, ehk siis kasutada kas number või täpp loetelu, siis selle jaoks kõigepealt tuleks soovitud andmed välja valida ja võimalus on kasutada kohe 2 kiirnuppu, mis on tööriista riba peal. See nupp annab teile numberloetelu ja see annab teile täpploetelu. Ja aktiveerimiseks ei olegi midagi muud vaja teha, kui klõps soovitud nupul. Ja on näete ilusti mul numberloetelu või samamoodi ümbervajutusega on mul täpploetelu ja kui ma soovin välja lülitada, siis klõpsan selle nupu peal veel kord. Nüüd need samad valikud ja natukene rohkem on võimalik saada vormindusmenüüst, valides nummerdus ja täpid. Nüüd siin aknas on kokku 3 sakki, mis meid huvitavad, erinevad täpploetelud, erinevad nummerdustüübid numberloetelus ja liigendustasemed ehk siis mitmetasemelise loetelu määramine. Täpploetelu saki all näete erinevaid täppe, mida saab kasutada, näiteks selline nooleke. Või võtan uuesti sama akna, nummerdustüüpide hulgas on erinevad numbristiilid, ka roomanumbrid ja ka tähed ABC stiilis. Näiteks klõpsan sobib. Ja 3. ja väga oluline valik on liigendus. See tähendab seda, et kui teil on loetelus või selles nimekirjas soov kasutada alamloetelus, näiteks esimene tase on puuvilja ja puuviljade alamloeteluks on ju need viljad ise, siis siin on teil võimalus määrata, milline see alamloetelu välja näeb, mis tasemega loetelu, mis märki, numbrit kannab. Mina kasutan teile näituseks seda varianti, sest siin on ära toodud just selline stiil, mida võib-olla kõige tihedamini otsitakse. Kõikvõimalike dokumentide, legaaltekstide, lepingute puhul. Peamine punkt, alampunktid. Kui see sobib, klõpsan nupul. Ja nüüd vaikimisi näeb ta välja nagu tavaline loend, sellepärast et tasemed on määramata. Nüüd tasemete määramiseks on 2 võimalust. Esiteks, enne kui te saate hakata määrama, tuleks siis otsustada, et millele ma hakkan määrama. Selle jaoks, kui ühe kaupa võib kursori panna soovitud lõigu ette, kui soovite mitmel korraga, siis tuleks nad ära märgistada. Ja nüüd määramiseks on 2 varianti, nagu ma ütlesin. Te saate kasutada klaviatuuri pealt tabulaatorklahvi. Iga kord, kui te tabulaatorid vajutate, liigutakse 1 tase paremale. Näete, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kui ma nüüd näiteks soovin mandariinid ja ploomid omakorda viia apelsiinide all loeteluks, ma märgin nad ära, vajutan veel kord tabulaatorit. Veel kord tabulaatorit. Kui ma soovin neid tagasi tuua kõrgemasse tasemesse, 1 vasakule, siis saab kasutada klahvi kombinatsiooni Shift-tabulaator. Teine võimalus on kasutada siis siin all seoses loeteluga ilmuvaid nuppe. Ja selleks, et muuta taset, on näete siin 2 nuppu, vasakule poole või paremale poole. Oluline on jällegi eelnevalt kas siis ära märkida või panna kursor soovitud kirja ette, soovitud lõigu ette ja vastavalt siis näete paremale, tase muutub sinna poole kuni 9 taset ja samamoodi tagasi. Aga võib ka korraga ära märkida ja siis vastavalt muuta ühele poole või teisele poole.